ma arvan, et mina tunnen Eestis vähemalt päris mitut inimest, kes on kauplemisega rikkaks saanud. Need ei ole tavalised inimesed. Kui ta põhimõtteliselt jällegi arvab, et selle raamatu lugemine on tuha söömine, siis no, söögu see natukene tuhka ära ja pangu endale mingisugune asi indeksisse tiksuma vähemalt. Sa oled igapäevaselt investeerimiskeskkonnas, sul on ümberringi on inimesed, kellega saad neid teemasid arutada. Aga mida peaks tegema võib-olla see inimene, kellel kodus või sõprade ringis ei ole kedagi, kellega investeerimisest rääkida? Läheb raamatupoodi ja võtab raamatu, vaatab, kas teda huvitab. Kui ta põhimõtteliselt jällegi arvab, et selle raamatu lugemine on tuha söömine, siis no, söögu see natukene tuhka ära ja pangu endale mingisugune asi indeksisse tiksuma vähemalt. Distsiplineeritult, automatiseeritult ja vaadaku seda siis nii harva kui võimalik, aga pikas perspektiivis on piisavalt hea eeldus, et sellega läheb hästi. Oled sa nõus, et see investeerimine ei ole päris nagu selline üksinda mäng, et väga paljud jäävad nagu sellesse kinni, et rahateemadest ei taha teistega rääkida, ma pean üksinda selle välja mõtlema, siis meie kogemus on see, et kuna meil on olemas selline investeerimiskoogkond, kus inimesed jagavad oma praktilisi kogemusi, see tegelikult oluliselt kiirendab seda protsessi, saad õppida ka teiste vigadest. Ma arvan, et investeerimise kontekstis väga sageli kollektiivi siis nii-öelda mõtete summa on suurem kui siis nende üksikute komponentide summa nagu olema peaks. Seal tekib mingisugune sünergia ja sellepärast on olemas professionaalsete varahaldurite juures hästi hea formaat on investeerimiskomitee. Investeerimiskomitee tähendab seda, et kõik, kellel on mingisugune kogemus või arusaam sellest, kuidas investeerimine käib, mingisugused otsused lasevad endal peast läbi. Ja isegi kui see otsuse initsiaator arvab, et ta on kõik läbi mõelnud, väga vähe on nii geniaalseid inimesi, kes suudavad kõike läbi mõelda. On piisavalt ja erinevad isiksuse tüübid, erinevatele varaklassidele spetsialiseerinud tüübid, erineva kogemusega tüübid võivad anda nagu väga väärtuslikku sisendit. Just. Ja võib-olla lõpetuseks viimane küsimus sulle, et kui sa peaksid nüüd võib-olla oma senise investeerimise kogemuse kokku võtma, et mis on võib-olla need 3 kõige olulisemat põhimõtted, mida iga investor peaks jälgima? Esiteks, kui mõte tuleb, tee kohe ära. Isegi kui nagu põed, väike raha ikkagi. Nii. Teiseks, distsipliin. Kui sa põhimõtteliselt mõtled välja, et okei, see on nii ja nii riskantne asi, stop loss peaks olema näiteks nagu ma ei tea, -20% peal, siis see stop loss on seal -20% peal. Ja kui sa ei suuda ennast, kui sul nagu ma ei tea, internetipank ei võimalda, vaheta teenusepakkujat. Võta selline teenusepakkuja, kes võimaldab seda. Sellepärast, et vastasel korral sa ühel hetkel avastad, et millegi pärast oled sa mingisuguse asjaga nagu 30%, 60%, 70% nagu miinuses ja siis sul tekib mingisugune suveniir, mille puhul sa nagu arvad, et see kunagi tõuseb nagu tagasi, sest ta ju oli seal. Enamustel juhtudel ei tõuse ja palun kalkuleerige välja, et kui mingi asi on kukkunud 50%, siis mitu protsenti ta peab tõusma selleks, et jõuda tagasi sinna, kus ta on. Nii. Ja kui tõenäoline selline asi on? 3. võiks olla see, et ei tasuks nagu ebarealistlikke ootusi omada. Nii. Ebarealistlike ootustega on selline nagu tore lugu, et kui nüüd nagu mõelda, eks ole, et Warren Buffett, siin investeeringute kontekstis ikkagi nagu pikaajaline ja kõik, siis tema selline, mis tal on 20% on aastatootlus üldiselt keskmiselt, nii. Ja ootus, et nüüd keegi, kes just siis nii-öelda alustab või isegi 10x teeb 10x, ei, sa võid teha mingite positsioonidega 10x. Keskmiselt ei tee. Aga sa ei tee keskmiselt. Ja pikaajaliselt ei tee. Ja pikaajaliselt ei tee. Võib-olla üks mõte on veel see, et keegi kujutab ette, et ta siis kauplemisega saab rikkaks. Siis ma arvan, et mina tunnen Eestis vähemalt päris mitut inimest, kes on kauplemisega rikkaks saanud. Need ei ole tavalised inimesed. See on ikka täiskohaga töö.
see ei ole mitte ainult täiskohaga töö, vaid see eeldab seda, et aju biokeemias on midagi teisiti. Pluss selline kognitiivne võimekus, mida üldiselt eksisteerib väga harva. Ehk siis ja siis ütleme, nemad siis võib-olla teevad mingisugust sellist kauplemisega, ütleme, ma olen 40% pluss aastas võib-olla suudavad on suutnud mingi perioodi tekitada. Aitäh sulle, Peeter, sellega on hea see vestlus kokku võtta, nii aitäh sulle aja eest ja kogemuste jagamisest.